Ükskord tuleb ikka aeg vahetada vanad katuseaknad uute vastu. Millal see aeg saabuda võib 10, 15 või 20 aasta pärast, seda teab kõige paremini omanik. Hetkel pakutavad katuseaknad pole paremad ainult väljanägemiselt, vaid ka tehniliste näitajate poolest. Näiteks Veluxi akende soojusisolatsiooni on viimase 10 või isegi 5 aasta jooksul põhjalikult muudetud. Katuseakende vahetamisel alustame ideest. Võib-olla peaksime ruumi rohkem valgust tooma või ühe akna asemel paigaldama 2 ja võib-olla ka suuremad. Niisiis alustame. Esmalt demonteerime vana katuseakna ja laiendame olemasoleva akna ava. Kõiki töid teostatakse seestpoolt. Vana katuseakna demonteerimisel eemaldatakse ühtlasi vana veeplekk ja katusekattematerjal. Kui vana katuseakna ja katuse ühenduskohad on lahti tehtud, võtame vana katuseakna välja. Ümberkujundamisel tuleb omanikul otsustada, kas paigaldada ühe akna asemel 2 suuremat akent. Nii oleks ruumis rohkem valgust ja toas märksa mugavam. 2 akna paigaldamiseks läheb seega vaja rohkem ruumi. Kui sobiv ava on loodud, siis avame uue katuseakna pakendi ja valmistame selle paigaldamiseks ette. Veluxi katuseaken võib olla lakitud puidust või valge polüuretaankattega. Velux soovitab kasutada paigaldamisel originaalsoojustus- ja paigalduskomplekti. Antud tooted paigaldatakse kogu katuseava välispiiri ümber. 2 katuseakna paigaldamisel võib katuse keskmise sarika asemel kasutada Veluxi tugisarikat. Katuseakna paigaldustöid alustame lengi paigaldamisest. Enne selle katuse konstruktsiooni külge kinnitamist tuleb kõike loodida ja mõõta. Vajadusel tuleb teha täiendavad muudatused. Seejärel kinnitame lengi nurgad vastavalt juhenditele kruvidega katuse konstruktsiooni külge. Katuseakna ohutu kasutamise tagamiseks on äärmiselt oluline hüdroisolatsioon. Velux soovitab kasutada originaalpaigaldustooteid. Nõuetekohase hüdroisolatsiooni saavutab, kui kasutada paigaldamisel originaaltooteid. Aurutõkkekile, soojustusraami, paigalduskraed ja veeplekke. Katuseakna ühenduse tüüp võib sõltuvalt katusematerjali paksusest erineda. Erinevate katusekatte materjalide puhul kasutatakse erinevaid veeplekke. Kui oleme aknalengi katuse konstruktsiooni külge kinnitanud ja veeplekid on vastavalt juhenditele paigas, asetame paigale aknaraami. Enamik töid teostatakse seestpoolt. Peale katuseakende paigaldamist teeme siseviimistlustööd ning kutsume naabrid avamispeole. Tulemus on üllatav. Ruumi sisenev valgus teeb toa säravamaks ja visuaalselt paistab tuba suurem. Lisaks sellele on uute akende soojusisolatsioon oluliselt parem ning ruumis on nüüd palju soojem. Viimaks võib katuseakendele paigaldada Velux pimenduskardinad. Need mitte ainult ei pimenda ruumi täielikult, vaid parandavad talvel ka ruumi soojapidavust. Selle mudeli teeb eriliseks tema kujundus. Nii mõnedki kanga trükimustrid on loonud maailmakuulus disainer Karim Rashid. Suvel vähendab ruumi ülekuumenemist päikesevari, mis paigaldatakse aknale väljapoole. Soovime edu katusekorruse renoveerimisel!